siin isadepäeva eel me nüüd räägime, eks ole, isadest ja poegadest. Et kuidas teil on õnnestunud see, et pojad käivad teie jälgedes? No ma arvan, et eks nad väiksed peal olid kogu aeg ikka, suht palju minuga koos. Ja siis oli, eks see tehnika oli nagu ta oli sel ajal ju vanadest asjadest sai hakatud ja siin olid ka kogu aeg ikkagi abimehed seal ninakohas ja ju see on ikka külge nendele jäänud. Muidugi mõni mees ütleb, et kui sa selle vana lintraktoriga siiamaani teeks, et ega need poisid hoiaksid siis kaugemale ka, et tehnika on ka täna ikkagi suht tasemel, et küll nad ikka sellepärast on nagu see huvi on nagu jah, sest nad ikka jah, isegi Tanel oli, ma tean, käis teda koolis või ei käinud, kündisimas mine nüüd sööma, künnis edasi, traktor läks katkistanud. No kurat, Jaak pole mu käest läinud. Käigu käest läks laiali, et ma olen siuke üsna kuidagi naabri. Naine küsis, Tanel, kuidas sul elu läheb mingi 4 aasta, 5 aasta? Ei mis mu elul pole ära midagi, aga ei tea, kuidas see isa selle vilja võetud saab, et kogu aeg sajab, et tegelikult on nad nagu väiksed peale kogu aeg pidanud ka muretsema on nende asjade pärast, et küllap see nagu külge jäänud on. No vahel võib ju juhtuda nii, et nad on kogu aeg selle asja sees ja siis saab sellest nagu villand, kui tuleb oma eriala valida. Aga nendel vist ei ole nii. Ma jah, vist ju siis pole olnud, ütleb nii, et pole nagu jah, selles suhtes nagu mingisugust nagu tagant torkimist, et kuhu sa nüüd lähed kooli, et sa lähed sinna või eks nad on, ma olen ütlen, et keegi nagu ei sunni. Et ma ütlen, et täna on palju tasuvamaid töid ja erialasi, et kui siin põllu peal, et valik on nagu teie, et nii kaua mul veel pensioniga kogu aeg tõstetakse, et selles suhtes peab kaua nagu ise veel tegema, et praegu on jah nii, et ja noorem poissil on lihtsalt põldu pole ikka nii palju, et ta on siuke puutöö nagu kogu aeg ja ta käis isegi palju kooli 9. klassis isegi vabariiklikul, kuidas ta siis oli, ta oli kuidagi tehnoloogia ja mingi selline olümpiaad oli. Ma küll sai seal mingi 5.–7. selle koha, või maakonnas nagu sai esikoha, et tal nagu suke puutöö ja toimetamine nagu on kätt mööda rohkem olnud kui teistel ja siis ta siin. Kuidas kiidaksite oma naist? Ega naine ongi ikkagi see põhiline, mees on seal kõrval abiks natukene. Et jah, ega ütleme laste kasvatajad, ma ütleks, et ta ei olegi, ütleme, võib-olla ainult mees ja naine, et lastel on vanaisad ja vanaemad, ütleme, need on jah, kõigile, ütleme, nii vanaemad kui vanaisad on, nüüd minu isa pole enam, aga ja onud ja tädid ja naisepoolne ja naise vend on väga palju nagu poistega siin, küll ta vedas neid suvel ujuma ja selles suhtes, et ja nii palju on jah poistel veel vedanud või mu lastel, et onudel ja tädidel endal lapsi pole. Ja siis muidugi nunnutakse moomas ja kui siis ootasime seda viimast, siis ma ikka mõtlesin, et peaks ta ikka tüdruk olema, et vaata poiss on, et niikuinii ta ära hellitatud, kui ta on viimane ja väike. Ära hellitatud poiss on ikka natuke kehvem variant kui ära hellitatud tüdruk. Ja eks ta natuke on ka ikka ära hellitatud selles suhtes, et kuna tal on 3 enda, kes temaga teelevad ja üldjuhul nüüd on ainult, ütleme ju nädala sees üks kodus ja siis ta seda kiusab muidugi nii palju kui võimalik. Aga selles suhtes on nagu jah tal vedanud, et ta poisid tegelevad ja tädi küll elab Iirimaal, aga see saadab talle ühte lugu ühte teist ja paremat ja eks ta on jah natukene. Palju tal siis need tädist annusid on kokku? 2 onu ja 1 tädi. Hellitajate armee? Ikka jah, piisavalt. Ja vanaemal, minu emal pole on ja mul on poolvend ka, kellel on ka 3 poega, aga tütart pole, siis ta on nagu mu vanaema jaoks ainuke
või noh, minu ema jaoks on ainuke tütar ka ja. Või ainuke lapselaps, kes on siis tüdruk, ütleme nii. Et see on kõik, jah. Kas sa tead seda, et sul on üks tubli isa, Anja? Mis sulle meeldib isiga koos kõige rohkem teha? Töökoja juurde minna. Ja siis mulle meeldib, kui ema isiga koos lähme kombaini sisse ja siis ta sõidutab mind. Sa oled sa kombaini juba juhtinud ka? Ükskord juhtusin vana kombaini, siis nüüd juhtusin uut kombaini natuke. Mõtle, mina ei kordagi kombaini juhtinud. Nii et sa oled üks eriline tüdruk. Ükskord Jaka norskas nii tugevasti. Et see oli kosta tuppa. Ma polegi kuulnud, kuidas kohe norskab. Olen kuulnud. Oled jah? Kas see kohe täitsa nii nagu issi norskab? Issi vahest norskab ka telekas, no? Ei telekaist ei norska ükskord. Issi norskas nii tugevasti, et ma saad isegi praegu magada. Aga mis tegid siis? Mis te rakutasid teda veel? Ei, ta lõpetas norskamise ära, siis ma jäin uuesti magama. Võid